Ma tahaks alustada tegelikult võib-olla anda teile kõigile selline umbes 2 minutit natukene rääkida enda vaatest, mida siis praeguses seisus plastjäätmetega teha saab. Ma alustaks tegelikult Viru Keemia Grupist iseenesest. Mis seis on VKG-l plastjäätmetega? Jah, et VKG on 5 aastat tegelenud plastjäätmete teemaga ja seda sel põhjusel, et omanikud on otsinud alternatiivi meie tänasele fossiilkütustega seotud tootmisele. Ja üks teema, mis meil huvi pakkus, oli just plastijäätmete keemiline ringlussevõtt. Ehk siis suhteliselt sarnane sellise tehnoloogiaga, mida me täna kasutame põlevkivitööstuses, ehk me pürolüüsime põlevkivi ja toodame õli. Ja plastijäätmete keemiline ringlussevõtt ongi, või üks lahendus on plastijäätmete pürolüüs, kus siis plastijäätmetest saab toota õli, mida saab naftakeemiaettevõtetele müüa, kes suudavad sellest uuesti plastikuid toota, ehk siis ringlusse võtta. Et seda me oleme seal analüüsinud päris pikalt. Alustasime, et oma tehnoloogiat, põlevkiviõli tootmise tehnoloogiat ümber kohendada, siis saime kiiresti aru, et tegelikult on maailmas juba mingid tehnoloogiad olemas ja hakkasime otsima, mida võiks Eestis kasutada. Ja tegelikult seal on teemasid, mis on kriitilised kogu selle ahelas, on näiteks VKG ei ole jäätmete käitleja, meil ei ole juurdepääsu jäätmetele ehk Eestis jäätmete kättesaadavus on teema, mis meile sobivad. Ehk meid huvitavad keemilise ringlussevõtuks tegelikult kõik plastijäätmed ei sobi. No, mis on, mis teil vaja oleks? Meile sobivad polüetüleenid ja polüpropüleen kõige paremini, need on kõige suurem osa moodustavad plastijäätmetest, aga ei sobi siis PET-pudelid, mis peakski täna ongi kõige parem lahendus, mehaanilise ringlussevõtu lahendus ja sinna see peaks minema. Ja meil ei sobi ka kindlasti PVC, plastik või plast, mis laguneb lihtsalt klooriühenditeks ja see põhjustab probleeme seal tootmises. Aga jah, et üks takistus on see, et Eestis ei ole veel piisavalt sorteerimisvõimekust, et saaks kätte nii sellise kvaliteediga plastijäätmet, et seda tootmist püsti panna. Aga tegelikult kõige suurem takistus on ikkagi see tehnoloogia, et Euroopas on küll kümneid või isegi mitmeid kümneid näidistehaseid, mis on valmis ehitatud, on käivitamisel, osad on veel ka ehitamisel, aga ühtegi väga head edulugu ei ole, mis täna saab kindlasti öelda, et see keemilise ringlussevõtu tehas töötab ideaalselt, et võid minna tehnoloogiapakku juurde ja ostad tehase ja ehitad Eestis paned püsti ja paned tööle, et kahjuks see nii ei ole, et sellepärast see on ka see takistus tegelikult, miks VKG sellel aastal oma plastijäätmete keemilise ringlussevõtu tehase projekti pani pausile, sest tehnoloogia tegelikult ei ole veel arenenud sinnamaani, et oleks väga töökindlat ja tehast ja mis suudaks täita neid eesmärke, mis selle majanduslikult tasuvaks teeks. Imre, DME Recycling, kuidas tegeleb plastijäätmetega? No me oleme natukene lühema perioodi sellega tegelenud, lähes 3 aastat on ja natukene vaidleks vastu kolleegile, et tegelikult on olemas võimalused, kuidas seda tööstuslikult ümber töödelda. Meie partnerid 3. riikidest küll on selle väga heade tulemusteni jõudnud nii õlikvaliteedi suhtes kui majandustulemusteni, et need seadmed on olemas ja meie läheme kindlasti selle plaaniga võiduka lõpuni. Mis te teete täpsemalt siis nende plastijäätmetega? Ikkagi pürolüüs, õli ja õli keemiatööstuse tooraineks, mitte kütusteks. Ja seal tekib ka gaasi mingi kogus, gaas läheb oma protsessi ja koks. Koksiga on samamoodi, täna on plaan ikkagi see koks saada sellise kvaliteediga, et teda kannatab ehitusmaterjali tööstuses kasutada. Kasutame väga palju kolleegide abi TalTechist, et meil on olemas ju põlevkivi kompetentsikeskus, mis täna tegelikult võiks nimetada Virumaa kolledži jäätmekäitluse kompetentsikeskuseks, et nendel inimestel on alates Euroopa Liitu astumisajast
põlevkivisektor on neilt nagu tagant ära kukkunud ja nad väga edukalt tegelevad jäätmete probleemide lahendamisega ja me kasutame nende abi nagu väga palju. No siit ongi tegelikult hea minna kohe tehnoloogiate juurde üle, et kui VKG ütleb, et tehnoloogiat ei ole ja TME ütleb, et tehnoloogia on, kuidas siis on tegelikult meil plasti ümbertöötlemisega, mida teadlased on välja mõelnud ja mis meil tänasel päeval olemas on? See on nüüd küll väga hea küsimus, mina ei ole iseenesest õige inimene rääkima pürolüüsitehnoloogiast, minu valdkond on eksisteerivad plastid nii-öelda, mitte nende osadeks uuesti tagasi võtmine. Ja ega selles mõttes, küll siin nüüd järgmine nädal lähen jälle vaatama, mis maailmas uut on sündinud, ehk siis Saksamaal toimub suurim plastitehnoloogia mess iga 3 aasta tagant, K-show või K-messe, kus on olemas ka ringlussevõtu ettevõtted. Aga ma omalt poolt või tähendab enda siis nii-öelda tehnoloogilisest teadmises ei oska nüüd küll öelda, et midagi nii-öelda täiesti kosmilist oleks siin vahepeal juhtunud, et loomulikult arenevad need tuvastusseadmed, nende kiirus paraneb, tehisintellekti kasutuselevõtt ja kõik sellised asjad arenevad. Aga kui sellest poolest rääkida, mismoodi siis meie labor nagu ringlussevõttu panustab või ka üks valdkond, mida Tehnikaülikool on ju ka kordas saatnud ja mida praeguseks ei ole veel nimetatud, ehk siis mis on siis Eesti kõige suurem jäätmevoog, mida tekib vist aastas kuskil 6 miljonit tonni või midagi sihukest. Et need on siis ju põlevkivitööstuse tuhad, jah. Ja Tehnikaülikoolis on välja töötatud tehnoloogia, mida AS osa siis praegu rakendab, ehk siis põlevkivi tuhast siis kaltsiumkarbonaadi eraldamine. Meid see puudutab nii palju, et me oleme tegelikult aastakümneid juba uurinud, kuidas põlevkivituhk töötab plastikomposiitides, selle koha pealt aidanud välja töötada isegi Eesti standardi. Ja küll peab tunnistama, et suuremat ettevõtlusedu sellest veel tekkinud ei ole, kuna tuhk iseenesest on suhteliselt keerukas oma koostiselt. Küll aga sobib siis põlevkivituhast eraldatud kaltsiumkarbonaat väga hästi siis mineraalse täite asendamiseks, mis on ju kaevandatav mineraal, et siis plasttoodete ja ka jäätmeplasti, sõltub muidugi hinnast, aga ka hinda alla viia, aga ka plasti füüsikalisi omadusi parandada, soojusjuhtivust, jäikust ja muud. Et sellega me oleme ka tegelenud, aga mis meie põhiline fookus on see, mul oli hea meel kuulda siin avasõnu või et esimest ettekannet, kus Argo Luude ütles, et selline keeruline segaolmejääde tuleb ajada ahju ja selle asemel vähem puitu põletada. Et ma sellele ahju ajamise poole pealt, aga ilmselt on kuskil ka mingisugune jätkusuutlik ikkagi piir, kus seda asja tasub teha olemasoleva tehnoloogia võtmes ja keskkonnamõjude võtmes ka. Aga meie põhiline väljakutse praegu ongi see, et kuidas siis Eestimaa nagu siis puiduressurssi paremini väärindada toodetes, mis võiksid asendada fossiilset plasti, mis loomulikult siis jäätmekäitlejatele toob ette uued väljakutsed. Siin juba kuulsime, et lemmiktoore on polüetülen ja muud, et need on nüüd küll keemiliselt koostiselt suhteliselt erinevad materjalid, mille ringlussevõtt saab olema siis järgmiste põlvkondade uus väljakutse. Ma saangi aru, et põhimõtteliselt ideaalis võiksime me pöörduda tagasi juurte juurde, et meil ei tekiks üldse seda plastikut, et meil ei olekski seda plastikut nii palju, et need plastikjäätmed nii palju tekkida saaks. Võiks olla ideaal, aga kahjuks meil hetkeseis on ikkagi see, et seda plastikut on meeletult palju ja ma saan aru, et probleem on selles, et meil ei ole mitte midagi peale hakata, kui me selle kokku korjame. See on loomulikult, aga see hakkab nii, nagu siin just eelnevalt oli esitlus Iirimaast, kus kõik algab tarbija koolitusest. See hakkab ka sealt peale, et kas meil on vaja toetada selles mahus neid riike, kes võib-olla ei suhtu ka praegusesse maailmakorda kõige sõbralikumalt, et sealt meeletutes kogustes osta kokku asju, mis pakuvad ainult lühikest tarbimismõnu ja siis edasi tekitavad suuri jäätmeprobleeme. Aga plastist see on ka natuke nüüd selline ühiskondlik võib-olla natuke vale arusaam, et ega me plastist ei pääse. Sest plast ei ole ainult tõesti need lühikesajalised tooted, kilekotid, milles mereloomad upuvad, vaid plast on igal pool transpordis, meditsiinis, põllumajanduses. Ja sellest nagu nii-öelda tagasiteed ei ole. Küsimus on see, et kuidas seda teha jätkusuutlikult ja ringmajanduse mõttes otstarbekalt. Indrek, ma tulen tagasi, kui Imre ütles, et on olemas, soovid sa vastu kommenteerida? Ma kõigepealt kommenteeriks seda
plastijäätmetel tegelikult on täna ka lahendus olemas osaliselt. Ka Eestis võetakse plastijäätmeid ringlusse mingis mahus, et see on mehaaniline ringlussevõtt, kus põhimõtteliselt lihtsalt sulatatakse või sorteeritakse erinevad plastiliigid eraldi ja siis toodetakse plastigraanuleid sellest, aga lihtsalt keemiline ringlussevõtt täiendab seda mehaanilist ringlussevõttu, et kõiki plastikuid või ei saa mehaanilist ringlusse võtta ja plastikud ka vananevad. Ja siis on keemiline ringlussevõtt see lahendus. Aga ma kindlasti oma algses sõnavõtus ei öelnud, et tehnoloogiad ei ole olemas. Tehnoloogiad on olemas, väga palju on erinevaid tehnoloogiad olemas. Laboris on veel sadu tehnoloogiaid, aga tööstuslikult, tehased, mis on tööstuslikult ehitatud, sellise suuruse, nagu me plaanisime ehitada 10 000, 20 000 tonni aastas tehased, neid on kümneid ka Euroopas, ükski neist ei ole läinud tööle nii, nagu nad plaaniti. Viru Keemiagrupp plaanis lõpuks ehitada 15 000 tonnise tehase Eestisse Kohtla-Järvele. Me alustasime olust kõrgemalt, aga sinna me jõudsime välja. Selline tehas kaudu koos plastijäätmete sorteerimisega läheks maksma 100 miljonit. Et päris suur nagu investeering ja ikkagi omanikud ei olnud valmis nii suurte riskidega investeeringut ikkagi tegema, et kui sul Euroopas ei ole ühtegi tehast, mis töötaks projekteeritud või algsetel näitajad ei ole saavutanud, et ehitatud tehased töötavad võib-olla seal 50-60% oma planeeritud võimsusest ja töökindlusest me üldse ei räägi, et nad ei ole saavutanud mingisugust töökindlust, võib-olla 30% töökindlusega, et selliste näitajatega ei ole investor Eestis nagu nõus seda investeeringut tegema, kui see on 100 miljonit panna nagu sellesse tehasesse. See muidugi Eestile aitaks oluliselt või suurendada siis plastijäätmete ringlusvõtu määra ja riik võidaks sealt oma trahvide pealt peaaegu 10 miljonit, aga jah, et tehnoloogilised riskid on liiga suured, et seda tänasel hetkel teha, et kui need tehnoloogiad edasi arenevad mingi mõne aasta pärast, võib-olla me tuleme tagasi. Imre, kus ja kui suures mahus Recycling TMI üldse tegeleb selle ümbertöötlusega? Täna meil on kõik nagu arendustöö faasis ja Soomes on meil piloottehas, tööstuslik piloottehas ja sealt kõik need andmed meil tulevad, et täna ikkagi Narva on meil plaan teha 12 000 tonni aastas plastijäätmeid ümber töödelda. Kui kaugel see idee on reaalsusest? No idee on reaalsusest, ütleme niisugune aasta pooleteise pärast võiks see tehas olla Narvas nagu valmis. Ja selles mõttes ma olen Indrekuga nõus jah, et Euroopas ütleme, et võib-olla meie kõige nõrgem lüli on mitte meie siin laua taga, vaid need ametnikud, kes meil ilusates majades istuvad ja meie neid dokumente tudeerivad, et olles ise alates 97 seotud, ütleme, alustasin ma erinevate komposiitmaterjalide tootmisega, olen ka Viru Keemiagrupis töötanud, olen vaikusi tootnud, et minu sõnum on, ma võin öelda, et 97. aastast tänaseni on meie ametnikud läinud oluliselt, kas nad on raamidesse surutud või mis iganes on nende miinus, aga nende arusaamine asjadest on muutunud kardinaalselt, et kui 97 kuni 2005 käisid Keskkonnaametis ja rääkisid oma asju ja nad käisid sind kontrollimas ja tegid oma ettekirjutusi, siis nendega oli mugav tööd teha koos. Täna on ka väga lihtsate asjade puhul on Keskkonnaamet, paneb seina püsti ette sulle ja okei, kritiseerida ei tohi, aga kahjuks see nii on, et kõige suurem sein, mis püsti ees on Keskkonnaameti sein täna ja nende inimeste pädevus, Kui palju on, ma mõtlen, teadusmaailmas ka ju töötatakse välja midagi, aga see mingil hetkel peab ka heakskiidu saama. Kui palju teie tunnetate seda, et tegelikult meil miskit on tehnoloogilises plaaniski juba täiesti olemas ja eksisteerimas, aga mingit luba ei ole sellele veel? No Tehnikaülikooli tasemel arendus selliste teemadega vast põrkub harva. Meie väljakutsed on skaleerimisel pigem selles, et kuidas seda öeldakse, et saatkond peitub detailides. Et tegelikult teadus-arendustöö peaks käima tihedas koostöös ettevõtetega, kes oleksid edaspidi valmis seda uut tehnoloogiat juurutama ja lähtumas siis nende kompetentsis ja ettekirjutustes.
aga noh, Eestis on, ütleme niimoodi, eriti niisuguste mahukamate toodete turul või tehnoloogia juurutamine ikkagi suhteliselt keeruline, sest vähe on ettevõtteid, kes tegelevad tehnoloogia mahukamate uuringutega ja praeguses olukorras eriti on väga väike selline riskivõtmise valmidus ja enamus juhtudel ettevõtte huvi on selline, et see tehnoloogia jõuaks töösse 2-3 aastaga maksimum, meie tavaliselt see arendusperiood on pikem. Ehk pigem ma näen selles probleemi, et kuidas ühtpidi nagu see ei ole mitte ainult ettevõtjate probleem, et kuidas ülikoole siis või teadlaskonda rohkem panna teadvustama turu tegelikke vajadusi, aga teistpidi ka ettevõtjaid rohkem tulema vastu selle poole pealt, et võtma pisut rohkem riske, tundma pisut rohkem huvi ja võib-olla ka rohkem investeerima sellistesse rakendusliku potentsiaaliga uuringutesse, mis ei ole valmis just võib-olla aasta või 2 pärast. Muide, kui Indrek alguses ütles ka, et kõik plastjäätmed meil ei sobi, eks ole, selle jaoks, et meil on ka mingid kindlad asjad, mida me vajame. Samal ajal tavatarbija, eks ole, kasutab ju, tema viskab lihtsalt suvaliselt selle plastjäätme sinna, ega tema ei küsi, mis on mis. Mis sellega üldse on selles mõttes, et mida näiteks teie, Imre, saate ära kasutada või on teil ka mingisugune küsimus? Meil on ikkagi, me võtame vastu kõik, mis on plast ja me tegeleme selle plasti ettevalmistamisega ise algusest lõpuni, et me nagu ei dikteeri ette enda jäätmetarnijale siis mingisuguseid reegleid, et toogu see plastik meile ja me tegeleme sellega ise edasi algusest lõpuni, valmistame ta ette vastavalt oma protsessile ja siis mida saab kasutada, me kasutame ära, mida ei saa või mida ei ole mõistlik meil kasutada, on mõistlik üle anda tootjale, kes sellest teeb graanuli, et ei ole, ma ei näe nagu takistusi, aga sa peadki selle nagu asja üles ehitama, nagu Andres ütles, et ülikool, see on number 1 nagu. Ja olles ka, ütleme, selles valdkonnas pikalt ringi jooksnud, siis võibki öelda, et ma olen temaga ühel meelel, et kui me nagu ei raatsi ülikooli raha viia, siis me kuskile kaugele nagu ei jõua, et meil ei ole vaja minna Iirimaale ülikooli raha viia, et meil on olemas ülikoolid Eestis, kuhu raha viia, et nad aitaksid sul jõuda ja see ongi pikk protsess. Et kui sa võtadki minu aastakäiku siis 97. siiamaani, täna me oleme siis jõudnud sinnani, et võiks tegelikult nendest jäätmehunnikutest midagi kasulikku teha, et natukene on nagu perioodi. Andres, kas igat plastjäädet on tegelikult võimalik ümber töödelda? Igast, ütleme niimoodi, et termoplastidega on natuke lihtsam, termoreaktiivsete paikudega, ikka need turbiinilabad ja sellised asjad, sealt nagu otse materjali kätte saada on keerulisem ja alati on küsimus selle otstarbekuses olemasoleva tehnoloogia baasil ja keskkonnamõjude baasil. Aga loomulikult laboris me võime igast asjast toote teha ja igast asjast ei pea ju tegema kohe uut plasti, võib-olla saatas teha mingit täitainet või teda kasutada hoopis mingisuguses teises tootevaldkonnas, et hea tahtmise juures on kõike võimalik ja meie laborist käib väga huvitavaid asju läbi alates sellest, kuidas hundinuia, mis tegelikult on ju vist looduskaitsealune asi, nendest lendkarvadest mingisugust komposiiti teha. Ja see on väga tore, et inimestel on niisugust initsiatiivi, need on tavaliselt väikeettevõtted, üksikisikud, aga seal puudub nagu sageli arusaam sellest massi või mahu efektist. Et põhimõtteliselt sa võid kõike teha ja ülikool võib oma Eesti vähest akadeemilist ressurssi niisuguste arenduste peale kulutada, aga me peame ikkagi fokusseerima ennekõike sellele, millel on kõige suurem mõju piiratud ressurssi tingimustes. Et kõike saab, aga kõik ei pruugi olla otstarbeks. Indrek, mis siis nüüd saab? Ma saan aru, et te panite pausile VKGs kogu selle asja, aga näete te selles ikkagi potentsiaali, et kui see tehnoloogia nii-öelda teie jaoks järgi jõuab ja kasumlikuks osutub, siis ikkagi on mõistlik taas projekt käivitada? Muidugi, me nagu päris kinni ei pannud kõiki oma nagu tehtud tööd, et ära ei hävitanud, et väga palju sai tegelikult 5 aasta jooksul õpitud sellest ja kogemusi omatud, et seda on kiiresti võimalik käivitada, kui tehnoloogia on olemas. Aga võib-olla ühest aspektist, et ega Eestis sellest toorme poole pealt, et ega Eestis ju nendele tehastele, nagu me räägime, on vaja plastijäätmeid, Eestis ei ole, keegi ei tooda sulle
täna ei sorteeri konkreetne plastijäätmed, mida siis anda nendel võib-olla mingid väikesed kogused, aga et noh, meil on ikka väga palju plastijäätmed on seal siis pakendijäätmete sees, mis on eraldi kogutud, mis osaliselt sorteeritakse Tallinnas ka, ja siis on segaolmejäätmetes, et selleks, et need sellised suured tehased, keemilise ringlustusega tehased tööle läheksid, peab keegi ikkagi neid kas segaolmejäätmeid kui ka siis pakendijäätmeid sorteerima piisavalt, et need plastijäätmed sealt välja võtta, sest täna ei ole neid ikkagi, et meile tuleks väravasse ja keegi tarniks meile plastijäätmed, siin on plastijäätmed, võtke, hakake töötlema, et seda ei ole täna, et tegelikult on meil, või noh, kui me tahaksime tehast ehitada, siis meil on vaja ka see sorteerimistehas rajada, et selles mõttes on üks nagu takistus ka täna, et siin on natuke probleem, kes selle peaks sorteerimistehase ehitama, et kui ei ole neid ringlussevõtutehaseid, siis ei ole ka jäätmekäitlejatel huvi nagu neid sorteerimistehase ehitada ja vastupidi. No see on sama natukene vist nagu biojäätmetega, et kui meil biogaasijaamad olid, siis täpselt sama lugu oli, et kvaliteetset toormet oli keeruline saada, aga nüüd, kui on seda hakatud sorteerima, palun, meil on tegelikult siin näide, see on väga värske, et lisaks biogaasile siis on ka kompost, mis tuleb sellest samast biogaasijaamast. Siit ongi võib-olla Andres hea, et kui seda ümber töödelda, kui palju erinevaid asju me saame tegelikult sellest ümbertöötlemisest, nagu siin see näide on biogaasi puhul, et me saame biogaasi, me saame siit saame komposti ja ma ei tea, võib-olla midagi veel. Ja kuidas plastiga sama lugu näiteks võiks olla? Et mida sellest kõigest saaks, just jah? No ideaalis saab seda kõike, mida primaarsest plastist. Aga oleneb, kui pikk see tee selleni on, alates siis mehaanilisest ringlussevõtust, mis on kõige lihtsam, eks ole, siis sa võid selle, kui sa saad piisavalt kvaliteetset tooret, see toore on sama selle tundlikum selle puhtuse kvaliteedi osas, no seda ei pea siin selle seltskonnale ilmselt selgitama. Aga selle sa võid regranuleerida ja valada tast suhteliselt sarnaseid plastitooteid. No järgmine valdkond on siis, ütleme niimoodi, lahustipõhine ringlussevõtt, kus siis eri plastiliidid kontrollitult lahustatakse ja eraldatakse, see tehnoloogia on Eesti jaoks liiga suurt mahtu eeldav. Sealt sa saad samamoodi selle plasti kätte niimoodi enam-vähem sellisel kujul, nagu ta sinna sisse läks puhtana. Siis on pürolüüs muidugi, mis on Eesti mõttes otstarbekas, aga see eeldab ja sealt me teeme siis lõhudme need pikad ahelad nii-öelda lühikeseks juppideks, mis puhastatakse, millest tehakse uuesti plasti, selleks on vaja ettevõtet naftakeemiatööstust, mida Eestis ilmselt praegu ei ole ja ilmselt ka ei tule, sest see vajab suurt investeeringute mahtu. Sealt saab jälle neid samu primaarseid plaste. Ja lõpuks on siis muidugi see energiakasutus. Aga see nüüd, millest me siin praegu räägime, see puudutab ikka kõike sarnast, mis põhineb siis fossiilsel toormel, eks ole, see, millega plastitööstus on harjunud, millega ringlussevõtu ettevõtted on harjunud. Bioplastide valdkond on nagu selles mõttes hoopis uusi perspektiive avav. Nii et sealt saab täitsa midagi uut? Sealt saab uute omadustega uusi materjale. Imre, mis tuleb näiteks, kui palju teil erinevaid tooteid võib siis uuesti tulla? No meie ikkagi põhitoode on, tuleme tagasi korraks selle Indreku märkuse juurde, et see on õige, et keegi peab meile selle plastiku ette valmistama selliselt, et oleks plastik minu juures, et ma kindlasti ei taha seal porgandeid ja kapseid ja kaalikaid näha ja veel vähem mingeid autorehve või metalli, et kui see plastik tuleb, et sellega me tegeleme ise ja selle õli me teeme ka sellise ikkagi kvaliteediga, et see, nagu Andres ütleb, et see järgmine kasutaja, see naftakeemia ettevõte, et see siis teeb sellest erinevad fraktsioonid ja kasutab selle siis oma tootmises erinevalt ära, et meie kindlasti, VKG plaan kindlasti oli teha erinevate fraktsiooniliste koostistega neid keemiatooraineid, meie kindlasti nii suurelt ei mõtle täna veel, et me ei hakka kindlasti fraktsioneerima seda, et me ikkagi teeme selle toorõli ja selle toorõli realiseerime siis oma partnerile, kellega meil on täna dokumendid alla kirjutatud selles mõttes ja meie piloottehaste õlid on kontrollitud, et see nagu sobib meie partnerile ja nemad toodavad sellest edasi siis täpselt seda, mida nemad sellest saavad toota. On teil Eestis piisavalt saada seda materjali, seda plastikut, et seda toota? Või tuleb teil hakata kuskilt seda sisse? Täna me küll ei plaani seda kuskilt sisse vedama hakata. Nii et seda puhast on ikkagi piisavalt Eestis teie jaoks? Seda nii palju, kui meil vaja on, meie täna saame ja kui meil on ka plaanid Lätis ja Leedus, siis Lätis
ja Leedus õnneks isegi see pool, millest Indrek rääkis, see pool on nagu oluliselt paremini kaetud kui Eestis, et ikkagi sorteeritakse ja võetakse sealt see olmejäätmest see plastik välja. Et jah, küll mingi kogus teda läheb ahju, aga ikkagi see Argo väide, et ajame ta ahju ja teeme tast sooja toa, et see on kõige ebamõistlikum tegevus, mis saab olla, et siin on inimestel on olemas tehnoloogiad, et ma ütlen veel kord, et minge sinna, teid aidatakse ja teiega suheldakse ja teile pakutakse variante, kuidas seda asja õigesti teha. Kui palju VKG näiteks tegi ülikoolidega koostööd selles osas? No kui me alustasime just aastal 2020, siis meil oli isegi EISA-st rakendusuuringute meetmest toetust saadud, et me seal esimesed uuringud me tellisime tegelikult Tehnikaülikoolist. Tol hetkel vist oli Energiatehnoloogia Instituut nimi. Jah, aga täpsustuseks, et ega VKG plaan ei olnud ka toota erinevaid õlifraktsioone, et see tehas, mida siin plaanime, 10 000 või 15 000 või 20 000 tonni aastas on nii väike tehas, et seal tasub ikkagi toota ainult ühte õli ja see pool, mis selle õliga edasi teha, see oli ainuke asi, mis selle projektil oli väga hästi lahendatud. Ostjad oli nagu ukse taha, kes tahtsid selle sult kohe ära osta, olid valmis maksma 2 korda kõrgemat hinda selle toote eest, võrreldes täna nafta baseeruva tootega. Ja see lahendus tegelikult, seal oli 2 erinevat lahendust, kas sa müüsid selle õli siis tänasesse naftakeemia ettevõttesse, kes segas selle siis oma toornaftast toodetud toorme sisse, sinna võis panna mingi 5% ja nii läks plastiku tootmisesse. Aga nüüd on tekkimas juba siis Shellil ja Nestel Porvos on ehitamisel pürolüüsiõli järeltöötlustehas, mis siis põhimõtteliselt ostabki kõikidelt tootjatelt see pürolüüsiõli kokku, puhastab selle piisavalt ära ja siis toodab ja siis võib selle põhimõtteliselt see naftakeemia ettevõtte 100% toormet kasutada ainult siis plastikust ja toota siis uuesti plastikut. Et see on see, kuhu see suund läheb, aga kahjuks see vahepealne lüli, see pürolüüsi pool on täna nagu veel ei ole veel piisavalt küps, et kogu seda ahelat tööle panna. Hinnad on täna päris kõrged sellele tootele, aga jah, et ei suuda toota ainult. Indrek ja Imre, te suudate seda kuidagi soodsamalt teha? No me anname endast parima, et seda suuta, et meil õnneks investorid ei ole nii kapriissed äkki, Andres... Ja ma segan vahel, et me ei ole kahjuks ühtegi toetust veel täna ka saanud, et kõik, mis see nüüd eeltöö on olnud, et kõik on ikkagi investorite rahakoti peal, Aga ma saan aru, plaan on toetust küsida siiski? No täna on jah menetluses üks toetus, mis kikis, aga. Andres, mis oleks Eesti kontekstis ikkagi kõige, ma ei tea, potentsiaalsem või potentsiaalikam tehnoloogia ja võimalus plastist lähtuvalt, et mida me võiksime ikkagi meie kontekstis ära kasutada, et me saaksime need plastijäätmed ikkagi uuesti ringlusse anda? Siin ka seda vestlust kuulates tekkis ka minul küsimus, et kui mitut tehast Eesti nagu siis üldsegi majanduslikult toimivat tehast mahutada suudab, sest ausalt öelda kas selle üldse nende ressursside ja mahtude numbritega ka minul on pisut raskusi, et mis siis selline tegelikult see aktuaalne kogus on, millest võiks Eestis rääkida siin eelneva ettekande põhjal arvestades, et 50 kilo inimese kohta, siis see võiks olla kuskil 50-60 000 tonni aastas. Siin praegu oli tehasest juba, et 12 000 tonni, ma ei tea, mis VKG plaan oli. Sarnane, siis on meil see Neular vist, tema tegeleb puhta materjaliks, siis on Veerek ja siis on vist veel paar ümbertöötlejat, et võib-olla hakkabki saama, aga tõesti, nagu ma ka enne rääkisin, on Eesti mõttes on teatavad tehnoloogiad, mis on võimalikud ja teatavad mõtted, mis vajavad tasuvuse mõttes suuremaid mahtusid. Selles mõttes, et see, mida praegu arendatakse, see pürolüüs, mis lähtub ka Eesti põlevkivikeemia kogemusel, see edasi viia on minu meelest ka samuti väga õige, kui sellest tehakse tõesti plasti, mitte kütust. Ja mehaaniline ringlussevõtt on teine, mis Eesti oludesse sobib. Aga jällegi siis muud lahustepõhised ringlussevõtud, hüdrolüüs petile, need kõik vajavad juba suuremaid mahtusid. Et selles mõttes nagu need tehnoloogia, need alused on olemas, ettevõtlus nii-öelda areneb, võib-olla seal peab ikkagi arendama ka just seda esimest poolt, seda jäätme nii-öelda tootja poolt.
ja selles mõttes oli see eelmine ettekanne ka oli muljetavaldav, kuidas inimesi mitte ei trahvita ega kärgita, vaid jälgitakse nende prügikäitumist ja siis selle põhjal antakse neile tagasisidet ja seal oli näha ju märgatav langus. Ehk mida kvaliteetsema toorme me saame kodumajapidamistest kätte, seda potentsiaalikam ja tasuvam on kõik need järgnevad tööstusettevõtted, seda rohkem väheneb see selline raskesti käideldav segaolmejäätme osakaal. Et see on nagu selle ahela, need kõik osad peavad koos toimuma, peab olema korralik toore, teavitatud toorm, selle jäätme nii-öelda tekitaja, siis korralik logistika, transport, ringlusse, ma arvan, et kõik need elemendid on olemas, aga need tuleb siis veelgi efektiivsemalt tööle panna. Ja sellega ma arvan kõik nõus, et me jõuame ikka sinna kodude juurde lõpuks, ükskõik millisest liigist me räägime välja, et kui see on piisavalt hästi kogutud, täpselt nagu sa Andres ütled, kui see on piisavalt puhas, siis teil on küll piisavalt, mida sellega peale hakata, ma saan aru. On ikka. Nojah, eks me siis vaatame peeglisse ja üks siis endale jälle otsa, mis seal muud. Aitäh selle huvitav